Aga nüüd mina lühidalt tutvustan meie Alpa mänge, ja kui Maarja, kui chatis on küsimusi ka, siis hõika julgelt vahele ja kes tahab sõna, et siis võtke ka all on seal selline koht nagu reactions ja saate käe püsti tõsta ja siis saab teid lasta kaasa rääkima. Nii, aga põgusalt Alpa mängudest, kuna paljudele on need täiesti uued, siis natukene sellest taustast, et Alpas me loome digiõppemänge ja me alustasime nende loomisega puhtalt isiklikust vajadusest. Et me elasime ise oma väikeste lastega välismaal ja kui aeg oli käes, et vanemale pojale nutiseadmeid tutvustada ja me igatsesime just väga sellist Eesti toitu, kohukest, musta leiba, eesti keelt ja kultuuri, siis me tahtsime, et see sisu, mis me talle pakume, oleks eestikeelne ja hariduslik. Ja avastasime, et vaatamata sellele, et me oleme digiriik ja hariduse esirinnas, siis tegelikult nii noortele kasutajatele kvaliteetset eestikeelset sisu ei olnud. Nii et nii me Alpa teekonnaga siis alustasimegi. Ja Alpa on siis digiõppemängude platvorm. Seda saab kasutada nii nutiseadmetel, sellistel telefonidel, tahvelarvutitel, aga meil on ka selline interaktiivsete tahvlite versioon ka, et siin pildil näete, et selline need suured puutetundlikud ekraanid, kus lapsed saavad siis koostöös ka mängida. Ja eelkõige on meie mängud vanusele 3–8 ja meie mängudes saab õppida tähestikku, arve, loodust, Eesti linnud, Eesti loomad, Eesti lilled ja isegi tunnete nimesid ja palju-palju muud. Et me oleme loonud juba üle 70 minimängu ja igal kuul lisame siis mänge juurde. Ja mis on võib-olla natukene selline eriline meie mängude puhul, on siis see, et need on lõimitud ekraaniväliste tegevustega. Näiteks, kui laps õpib näiteks värvinimesid, siis meil on lõpus selline hüüe, et kui ta õpib värvinimesid, siis see äpp küsib ka lapse käest, et kas sa näed enda lähedal veel midagi kollast. Ja see on hästi tore, et lapsed siis tõesti lähevad ringi vaatama, et see on rühmaruumis ka hästi tore tegevus, et siis saab neid kollaseid objekte kokku koguda ja jätkata ekraanist väljaspool. Et see eesmärk on just see, et lapsed kinnistaksid ekraani tagant õpitud siis päris elus ja et nad lihtsalt ei jääks sinna ekraani taha liiga pikaks ka. Ja väga palju just kasutamegi neid kohaliku kultuuri ja looduselemente, et see must leib ja kohuke, mida meie väga igatsesime välismaal elades, on nüüd meie rakenduses sees ka. Ja sisu on loodud ametlikult koos Eesti õpetajatega. Ja kui me seda projekti alustasime, siis me teadsime, et me tahame, et see oleks sellise tugeva vundamendi peale ehitatud. Nii et me lõpetasime ühe Euroopa tähtsaima haridustehnoloogia kiirendi Soomes, mille nimi oli X-edu. Me lõpetasime riikliku haridusteenuste koosloomeprogrammi, kus siis õpetajad, teadlased ja haridusettevõtted koos teenuseid lõid. Ja võitsime eelmisel aastal Tallinna linnavalitsuselt siis sellise toreda auhinna koos oma Tallinna Ülikooli teadustöörühmaga, mis oli siis parim teadustöö Tallinna Ülikoolis eelmisel aastal. Ja samuti oleme võitnud keeleteo auhinna Haridus- ja Teadusministeeriumilt ja võib-olla kõige erilisem auhind, mis me seni oleme saanud, oli siis sellel juunil, kui me võitsime Eesti Vabariigi presidendi ja õiguskantsleri auhinna lastele ja lastega. Ja teaduskoostööd peame me väga-väga oluliseks, et saate, kuna me jagame need slaidid ka, siis te saate neid pärast järgi vaadata. Et me Tallinna Ülikooli teadustöörühmaga oleme juba väga pikalt koostööd teinud ja meie koostöös saab siis lugeda näiteks õpetajate lehest. Igal aastal kaitstakse meie teemadel magistritöid, et mõned näited on siin. Et näiteks 2021. aastal uuriti siis seda, kas ja kuidas õpetajad hindavad meie rakendust ja 100% õpetajaid ütlesid, et see on suurepärane tööriist eesti emakeelega lastele ja 98% ütlesid, et see on suurepärane tööriist muukeelsetele lastele eesti keele õpetamiseks. Ja me oleme koostöös doktor Elina Heinmäe ja doktor Jaan Aruga teinud ka sellise digiteadlikkuse edendamise projekti. Ja meil on YouTube'is sellised õpiampsud, sellised lühivideod, siis, et mida teada siis lastest ja digimaailmast, et kuidas neid nutiseadmeid anda kasutusse, mida seal silmas pidada ja nii edasi. Et ka väga julgustan neid lühivideosid vaatama ja võib-olla ka lapsevanematele jagama, et see kasutus oleks siis teadlik.
ja Elina Helme, kes ka täna räägib, siis jätkab enda teadustööd ka meie teemadel. Ja me oleme tegutsenud nüüd pisut üle 3 aasta ja meil on Eestis juba kokku üle 70 000 kasutaja ja meil on eriti hea meel, et kui meie alustasime välismaal elades, me küll ise oleme tagasi Eestis, siis me oleme justkui ringiga nüüd tagasi andnud, et Alpago hoiab eesti keelt, hoiavad lapsed eesti keelt rohkem kui 130 riigis. Ja kasutatakse siis meie rakendusi nii kodudes kui ka haridusasutustes, et üle 300 haridusasutuse on otsustanud Alpaga õppetööd mitmekesistada ja umbes 15% on koolid, ülejäänud on siis lasteaiad ja huviharidus. Ja natuke sellest, kuidas õpetajad ise on öelnud, et nad kasutavad Alpa mänge, et põhiline on selline üldine õppetöö mitmekesistamine, aga väga tihti öeldakse ka, et see on väga hea tööriist varajaseks märkamiseks. Näiteks, kui esimesse klassi tulevad kokku päris uued lapsed ja õpetaja ei tea nende oskuseid, et see võib olla nii, et mõni loeb soravalt ja mõni ei tunne kõiki tähti. Et siis Alpa mängudega saab lapsele märkamatult väga kiiresti ülevaate, et mis vajab rohkem tähelepanu. Ja sealt edasi saab siis liikuda diferentseerimisele, et saab kas grupeerida lapsi või individuaalselt anda siis erineva raskusastmega õppemänge. Väga palju kasutust ka HEV-lastega, puuetega lastega näiteks üks-ühele, et kuna meil on mängudes selliseid motoorika ülesandeid ka, et siis see on väga hea tööriist ka selle poolest ja kuna meil on ka selline versioon, mida saab kasutada silmalugeriga, siis ka väga raske puudega lapsed saavad ikkagi jätkata ka Alpaga õppimist. Aga täna on rohkem võib-olla asjakohane siis muukeelsete lastega kasutus ja sealhulgas keelekümblus ja eriti siis ka Ukrainast saabunud lastega. Ja natukene sellest, mida me seni Ukraina teemal oleme ära teinud, et nii kui see sõda algas ja hakati Ukrainast Eestisse tulema, siis me tundsime ka, et me tahame midagi ära teha, et nagu kas või natukene midagigi, mida me oskame teha, sõda pidada me ei oska, aga haridust me saame pakkuda. Nii et Ukrainast saabunud peredele on kodulitsentsid tasuta, et kes on tulnud Eestisse ja soovib siia jääda pikemaks, soovib eesti keelt õppida, et nemad saavad kasutada ka mänge tasuta. Ja tänu Heateo Haridusfondile, kes on siis tegelikult üks meie selle tänase ürituse sponsoreid, et nemad siis ka tegid sellise algatuse, kus nad toetavad siis just Ukrainast siia saabunud laste haridusteed ja üks algatuse osaleja on siis Alpa Kids ehk siis meie ja Haridusfond siis tagas 100 Eesti haridusasutusele tasuta ligipääsu aastaks. Et oleme väga tänulikud, et selline võimalus anti just toetada seda, et meie rakendus leiaks rohkem kasutust. Ja oleme nüüd loonud ka juunikuus ukrainakeelse Alpa tänu Hooandja platvormil kogutud toetustele. Ja kui me juunis selle avalikustasime, siis nüüd on sellel rohkem kui 40 000 kasutajat ja 96 riigis, et on näha, kuhu lapsed siis on pidanud liikuma. Ja edasi ma kohe tutvustan põgusalt mänge ka, aga edasi me liigume siis personaalse õpiraja projektiga ja juba selle aasta lõpus me teeme avalikuks siis sellise uue arenduse, kus on siis olemas õpianalüütika ehk siis juhendajad, nii õpetajad kui ka lapsevanemad saavad siis näha lastest kokkuvõtteid, mida nad on mänginud, kuidas neil on seal läinud ja ka seda, et millele siis rohkem tähelepanu pöörata. Ma näitan väga põgusalt rakendust ka, kuna teil on endal võimalus siis juba peagi ka ise Alpat testida, siis ma pikalt siin ei peatu, aga lihtsalt näitan ära. Et siin ekraanil praegu mina näitan siis arvutiversiooni, on siis meie Alpa mängude algus avaekraan. See kollane tegelane siin on alpaaka nimega Alpa ja tema siis õpib siis eesti keelt koos kohalike lastega.
Ja kui siit minna avastama, siis on näha, et me just tahame seda eakohasust hoida. On 4 raskusastet, et tavaliselt on üsna lihtsasti mõistetav, et alustades munast, siis on lihtsamad ülesanded kuni siis raamatuga kanani, mis on siis kooli minev laps, esimene kooliaste. Ja näitan lihtsalt natukene seda struktuuri, et siin on siis näha, on kategooriad, et oleks kas õpetajal, lapsevanemal või lapsel endal lihtne valida siis, mis teemaga ta soovib tegeleda. Ja meil on matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond, mälu ja loogika, rütm ja loovus. Ja siin saab ringi rullida ja igasuguseid erinevaid mänge katsetada. Puuduta kõiki loomi ja linde ja muuda nad värviliseks. Ja ma loodan, et see kostub praegu. Ja siis siin saabki lammas, lammas. Saab õppida kohalikke loomi. Ühe mängu näitan teile. Puuduta arve ja muuda need värviliseks. 1 sõrm, 3 sõrme. Super hästi, jee! Tere, sõber! Minu nimi on Alpa. Mis sinu nimi on? Tere, sõber! Et ta suhtleb lapsega siin vahepeal, innustab teda. 4 sõrme. Ja laps saab alati enda tempos mängida. 5 sõrme. Sa oled nii tubli! Nii, ja iga mäng siis lõpeb tähistamisega ja siin saab motoorikaharjutust teha ja õhupalle katki plõksata. Näita nüüd oma sõrmedel. Ekraaniväline tegevus jätkub ja näita nüüd oma sõrmedel. Et see õhupallide plõksamine on selline väga vahva, et me oleme täheldanud, et täiskasvanud inimesed seda tihti ei märka, aga lapsed saavad kohe aru, et neid õhupalle on võimalik katki plõksata. Nii, ja ma näitan veel ainult siit. Nii, siin me lähme lapse luku kaudu, lähme sätetesse ja igaks üks ütlen, et siin me tegelikult ei kogu teie sünniaasta andmeid, et see on lihtsalt, et laps ei saaks minna valesse kohta. Et siin on seaded ja seadetes saab siis panna heli kinni, saab lisamotivatsiooni, et lapsed, see ajavõtu funktsioon, et lapsed saavad siis iseenda rekordeid purustada ja kiiremini läbi mängida. Siis saab personaalseid soovitusi, et kui mäng lõpeb, siis seda pakub alati järgmist sisu vastavalt lapse oskustele. Ja mis on väga oluline ilmselt on ka see, et me saame seda mängu, seda rakendust just, mis on tahvelarvutis ja telefonis, siis kasutada ka täiesti internetivabalt. Ja mis on nüüd arvutiversioon, seda küll mitte, aga äppi saab kasutada ka siis, kui internet näiteks teie rühmaruumi ei ulatu. Et siis saab lihtsalt selle mujal alla laadida ja kohe on kasutatav. Ja siin avastamisrõõmu on palju, et ma kõikidesse siia sisse minema ei hakka. Lihtsalt näitan, et siin tõesti saab arvude järjestamist, hulkasid, sügis on tulemas, saab vaadata just neid puulehti õppida ja lindusid, loomasid, et siin avastamisrõõmu on väga-väga palju. Nii, siis ma vaatan kohe, kas jah, nii ja lõpus ma siis näitan teile kindlasti veel uuesti, et kuidas saab rakenduse endal avada. Aga nüüd ma annan hea meelega sõna Elinale, kui keegi juba ei taha midagi küsida. Mina tahan küsida, kuidas meil on ka üks Ukraina laps, et kuidas ma selle vanema saan näiteks selle ukrainakeelse selle Alba juurde viia või kuidas seal toimetama peaks? Selleks, et saada, ma kohe näitan siin ekraanil ka. Ma lõpetasin jagamise. Siis on nii, et kui minna alpa.ee// Ukraina ja siis on ukrainakeelne registreerimisvorm ja me saadame info, kuidas avada ja siis tasuta koodi saadame neile meili peale. Vabandust, teil on mikrofon väljas. Ja siis ta saab ikkagi eesti keeles õppida seal, on ju? Just. Ja siis ta saab seal jätkata eesti keele õppimist. Aitäh. Aitäh teile. Nii, kas veel küsimusi? Ma väga vabandan. Hilinesin 2 minutit. Ma sain aru, et osalejad saavad mingi aja kasutada seda tasuta proovida. Just, täpselt nii. Saate öelda, kuidas see käib?
Kui te tõmbate rakenduse alla, avate rakenduse, siis üleval paremal on seadete nupukene ja kui te selle avate, siis paremal pool on haridusasutustele selline link ja siis kirjutate sinna koodi seminar 1000 ja siis avaneb nädala lõpuni sisu tasuta. Ma tänan. Vahepeal tuli chatti, et kas on plaanis rakendust arendada ka vanemate õpilaste jaoks? See on väga vahva küsimus. Sellega on nii, et me kindlasti jätkame, et meil on tulemas näiteks korrutamine ja palju muud sellist pisut vanematele, aga ühest hetkest läheb piir, kus on Minecraftiga väga raske konkureerida, et väga vanadesse või väga kõrgesse vanusastmesse me ei plaani minna. Tere, mul oli ka üks küsimus, et kui mul lasteaias on Ukraina lapsi, siis kas ma saaksin ka ses suhtes lasteaias kasutada seda nende Ukraina laste puhul või on see ainult see, et nende vanem registreerib selle kasutuse või saan ka mina õpetajana seda? Aitäh. Jah, aitäh. Väga paljud juba tõesti kasutavadki seda enda haridusasutustes. Oli selline kampaania kevadel, kus Heateo haridusfond kutsus üles, et esimesed 100 registreerunud kooli ja lasteaeda said endale aastaks tasuta paketi. Kahjuks on nii, et rohkem ei olnud neil võimalust ja ei ole ka meil võimalust kõigile tasuta pakkuda. Aga kui minna Alpa kodulehele, siis on haridusasutuste paketid seal näha ja need on kogu asutuse peale alates 14 eurot kuus, et me üritame seda hinda hoida võimalikult madalalt. Kui ei ole endal võimalik, siis kohalikud omavalitsused said tegelikult ka lisarahastust, et kindlasti pöörduda ka sinna, et nad lihtsalt ei ole alati kõigist võimalustest ise teadlikud. Nii et kui õpetajad pöörduvad, siis on suurem võimalus, et nemad saavad seda tagada. Aitäh. Aitäh. Nii, Ma ja vaatan, Mari-Liis. Chatis on veel tulnud vahepeal, et kas tulemas oleks õpianalüütikaga lasteaiarühmale, et õpetaja saaks kogu rühma kulgemist jälgida. Ja täpselt nii on, et seda õpianalüütikat, mida me loome, see on siis nii kodukasutajatele ja lasteaedadele ja koolidele me teeme siis sellise funktsiooni, et saab luua oma rühma, näiteks sipelgad ja põrnikad ja siis sinna panna siis lapsed kirja ja siis näeb kogu rühma siis saavutusi ja soovitusi. Aitäh. Nii, aga väga tore. Teeme nii, et anname sõna Elinale ja kui kellelgi on küsimusi, siis võite chatti kirjutada Elina ja Kerstini käest küsimusi küsida ja siis lõpus teeme veel ühe sellise kokkuvõtva küsimuste vooru. Nii et Elina, annan sõna sulle. Aitäh. Tere minu poolt ka ja see Kelly peab panema mulle uuesti vist selle jagamisõiguse peale. Ta ütleb mulle jälle, et ma ei saa jagada. Vaatame, kas ta lubab. Mul on mõned slaidid ka, et siis on lihtsam jälgida. Nii, proovi nüüd, kas läks? Nii, ma vaatan, kas ma jagan nii. Ja tõstan nii ja esitle. Nüüd peaks kõik nägema. Et mina siis tulen mitmest kohast korraga, et haridustehnoloog olen ma peamiselt AESPA Sutlemaa ja Prillimäe lasteaias, aga teise poolega töötan siis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis. Et õppijateks nii tudengid kui tegutsevad õpetajad kui ka siis see kõige väiksem sihtrühm. Ja minu poolt siis täna digimäng, et ma lõpetan sellega, millega Kelly alustas, et just need Alpa Kidsi mängud, et kuidas ma ise olen oma õpilastega seda mängu kasutanud ja nii esimeses kooliastmes kui ka siis lasteaialastega, aga natuke võib-olla sellest digimängust, et see kütab alati kirgi nii lastevanemate kui õpetajate seas ja tegelikult see murekoht on alati olemas, et me räägime ekraanidest ja lasteaiaealistest lastest või veel noorematest lastest. Et selline mõiste on juba päris tükk aega meil haridusmaastikul ringlemas nagu digimäng ja hästi lihtne definitsioon sellel ongi selline mänguline aktiivne tegevus digivahendiga, ükskõik kas see digivahend on siis puututundlik ekraan, nutitelefon, arvuti
mängukonsool või ka robootikavahend ja üldjuhul ta hõlmab siis digitaalset sisu, et väike laps võib mängida ka tühjaks saanud telefoniga ja kasutada seda peeglina, et siis me ei saa öelda, et see on digimäng, vaid see on selline tema loovmäng. Aga kui see digitaalne sisu sellel ekraanil on avaldunud ja toimiv, et siis me saame selle mängu nimetada digimänguks. Ja natukesi ette ka hästi põgusalt statistikat ja uurimustulemusi, et see ka ei üllata täna paljusi õpetajaid ega ka lapsevanemaid, et see digimäng hakkab juba tegelikult enne 2. eluaastat, et esimeseks eluaastaks on lapsed juba aktiivsed meediasisu tarbijad ja tegelikult enamasti need lasteaiaealised lapsed ja ka nooremad vaatavadki YouTube'ist videosi või TikTokist, et YouTube'i kõrval on tulnud ka aktiivselt TikTok ja mis siin ka salata, et multifilmid elavad ikka laste ekraanides edasi, on see siis televiisor või nutiseade. Ja keskmine aeg, mida siis need alla 8-aastased lapsed ekraani ees veedavad, on ikkagi 2,5 tundi ja seda on päris palju, et kui teha see lihtne matemaatika, et üks Leiutajate küla film näiteks Lotte kadunud lohe, et see kestab tund ja 18 minutit, et kui panna hommikul multifilm mängima ja mõelda, et luban ühe multifilmi veel õhtul, et siis tegelikult ongi see limiit neil täis. Siis mida võib-olla veel selle ekraanimeedia puhul võib-olla vanemad kipuvad ka ära unustama, et millest see ekraanimeedia, millistest ekraanidest see aeg koosneb, et see ei ole ainult see nutitelefoni aeg, vaid täpselt, et tihtilugu televiisor unustatakse ära ja nii-öelda see taustal mängiv televiisor, et see on meil ainult taustaks, aga tegelikult lapse sellist loomulikku olekut see taustal mängiv televiisor ikkagi üsna palju häirib ka tegelikult täiskasvanut. Ja need põhjused, miks täna väikestele lastele nutiseadmed kätte antakse, need ongi väga erinevad, et need on rahustamiseks, need võivad täita lapsehoidja funktsiooni, need täidavad meelelahutuslikku funktsiooni ja tegelikult ka see, miks meie siin täna oleme, et lapse oskuseid toetada ja arendada. Et kindlasti ei saa vanemad ise ja tegelikult ka meie haritlastena vanemaid kuidagi headeks või halbadeks vanemateks tembeldada ja ka vanemad ise ei peaks võtma seda rasket koormat, et ma olen nüüd halb vanem, kui ma annan selle seadme või ma olen halb vanem, kui ma ei anna. Et seda ma püüan siin ka täna natuke avada. Aga mida kindlasti siis õpetaja lapsevanemana silmas pidada, et tegelikult see 0–3-aastase lapse ekraanilt õppimise võime on ikkagi üsna vähene ja piiratud. Just sellepärast, et nendel on väike elukogemus ja kognitiivsed võimed ei ole ka veel nii hästi arenenud. Et nad õpivad ikkagi päris elu olukordadest kõige efektiivsemalt. Samas, kui me tahame, et see nutiseade toetaks nende arengut, siis see nutiseadme kasutus peab olema juhendatud, et kuigi nutiseadet täidab seda lapsehoidja rolli, siis see kasutegur on üsna väike. Ja selline juhendamata digimäng, piiramata digimäng, see võibki viia nende probleemideni, mida me õpetajatena näeme, lastevanematena tajume, et kui tekivad unehäired, käitumisprobleemid ja tegelikult me võime siin ka rääkida sellisest kehvast akadeemilisest võimekusest. Samas see digivahend ja seal olev sisu ei ole üksi selline hea või halb, et selle kasutamise efektiivsuse taga on ikkagi see võtmisik, on ta vanem või õpetaja või siis näiteks suuremad õed, vennad, onud, tädid. Et see digimäng oleks lapse arengut toetav, et siis peab olema nii-öelda see õpetaja seal juures. Mis ma siia spikriks soovitan, kui me räägime digimängust, et mida võiks siis nagu jälgida, et mis on sellised 5 olulisemat komponenti, kui rühmaruumis või kodus on lapsel see ligipääs ekraanile, näiteks just sellele samale alpamängudele. Et siis üks pool on kindlasti see seadme tehniline käsitlemine, et kui te hakkate, mida ma kindlasti ka soovitan, et kui laps teeb esimesi samme ekraanil, jälgida seda lapse käitumist, et need puuteliigutused, et seda on kohe aru saada, et kas see laps on vilunud nutiseadme kasutaja või ta teeb
alles oma esimesi samme nutiseadmega. Et tegelikult kõik selline seadme tehniline käsitlemine ja samamoodi, et kui lasteaias neid seadmeid valitakse, millega lapsed siis seda õppetegevust läbi viivad, et seal on tegelikult päris oluline koht ka kolleegidega arutada või kui majas on haridustehnoloog, et kas need on sellised tahvelarvutid, millel on head raamid ümber, millest on hea kinni hoida, sest tegelikult need lapse väikesed käed jäävad selle tahvelarvutiga teinekord hätta. Samamoodi, et minu kui täiskasvanu käelaba ja väikelapse käelaba, et ka Alpa mängudes olen ma täheldanud seda, et kuhu laps oma käe paneb ja kuhu mina õpetan oma käe panen, et minul õnnestub mingisuguseid objekte tabada, temal mitte, sest et tema käeselg jõuab enne ekraanile kui sõrm ja see lammas, mida Kelly teile täna tutvustas, et ta ei saagi seda lammast nagu vajutada. Et see on ka see, et kuidas ma lapsi paigutan ja millise seadme ma neile kätte annan. Siis kindlasti fantaasia rollimäng, et digimängu selline, mis läheb natuke kokku selle piiridega, et see vahend loob täna selle konteksti digitaalsel kujul, et need tegelased, mis on seal ekraanil, need situatsioonid, need kohad, et kui palju see mäng ette annab seda stsenaariumi, kui palju lapsed selle stsenaariumi piires siis tegutsevad ja suhtlevad. Ja siit jõuamegi selle digikõne juurde, et nii nagu ka Alpa suhtleb, annab neile tagasisidet, tekib ka lastel just rühmaruumis see nii-öelda digikõne, et kodu kontekstis nad mängivad üldjuhul üksi selle seadmega, aga lasteaias, kui meil ei ole neid seadmeid nii palju ja teinekord ei olegi eesmärk, et igal lapsel on oma seade, vaid me jagame, et siis jälle, kuidas me suhtleme, millise teksti annab ette meile see mäng ja millist nii-öelda kõne lapsed ise arendavad vastavalt siis nende tegelastega. Siis digisisu ehk kas lapsel on võimalik selles rakenduses ise mingit sisu luua, nimetada ja luua ikoone, et see on siis ka jälle sellest, et millist sisu ma neil tarbida luban ja võimaldan. Ja tegelikult see sama piirid, et millal traditsiooniline mäng läheb üle digimänguks ja vastupidi, et millal digimängust saab traditsiooniline mäng. Et kas või see sama, et kui meil on ka täiesti meediavaba lasteaed, me ei võta sinna ühtegi vahendit, siis tegelikult lapsed tulevad oma koduse meediakogemusega ja hakkavad neid sündmusi, mis neil on kodus ekraanidel olnud, lasteaias läbi mängima ja ma õpetajana olen ikka samas olukorras, et kuidas ma neid olukordi lahendan, kuidas ma neid käsitlen ja kui palju ma ise olen teadlik sellest, et mis mänge kodudes mängitakse ja kas ma saan ise midagi õppimise teenistusse rakendada. Et neid 5 komponenti tasub vaadelda, analüüsida just selles kontekstis, et kui me soovime, et lapsed saaksid sellest digimängust parima kogemuse, ja et ma oskaksin ka ise hinnata oma rühmas või klassiruumis lapsi, et mis on nende see digimängu mängimise tase. Ja siia veel mõned sellised spikrid, et võib-olla selle aja piiramise kõrval, mida ka täna vanemad hästi palju küsivad, et kui kaua ma võin üldse lubada lastel, et see tekib ka õpetajana, et kui ma planeerin ühe õppetegevuse, et kui kaua ma luban neil üldse seal ekraani taga olla, et selle aja piiramise kõrval tasub kindlasti mõelda ka just selle sama sisu peale, et millist sisu ma neil luban seal tarbida, et mis on need kokkulepped ja tegelikult neid kokkuleppeid tulekski kohe ka oma rühma lastega tegema hakata siis, kui ma olen õpetajana selle otsuse vastu võtnud, et jah, me mängime hariduslikke mänge. Ja just see aktiivne juhendamine, et mis on see minuga õpetaja lapsevanema strateegia, et kas see täidab mul ka rühmaruumis lapsehoidja rolli või see on ikkagi õppetegevusega seotud. Ja nii-öelda toimub see õpianalüütika seal kõrval, et milliseid oskusi see mäng siis aitab kas kinnistada, toetada, arendada, et seda aktiivset juhendamist ei tohi ära unustada ja kindlasti seda eeskuju. Me ise õpetajatena ja lapsevanematena, et millist nutiseadme kasutamise eeskuju me anname, et seda lapsed täna väga agaralt jäljendavad. Mis ma kindlasti soovitustena veel siia digimängu juurde annaks, siis need samad kokkulepped, mis ma mainisin, et kui tekivadki need küsimused, et millal alustada, kuidas alustada, need on küsimused, mida ka vanemad esitavad võib-olla rühmaõpetajatele, et millal on õige siis alustada, et mul on kodus 2-aastane, ma ei ole veel nutiseadet andnud, kas ma peaks või ei peaks, et äkki ta jääb pärast lugemises teistest maha või matemaatikas, et need on nagu need kohad, kus täna õpetajatelt küsitakse nõu, kus õpetajad ütlevad, et nad vajavad
vajavad ise abi ja infot selle kohta, et mis siis on õige ja mis ei ole õige, mida ma ise oma majas haridustehnoloogina olen teinud, et need on kindlasti arenguvestluse kohad, et need ei ole võib-olla sellised üle ukse infovanemale, et arvestada ka arenguvestlustel sisse see plokk, et kui ma märkan mõne lapse käitumise puhul selliseid probleemkohti, et see on kindlasti asi, mida vanematega arutada, et mis on selle lapse kodused meediarutiinid, et kas neid seadmeid kasutatakse enne uneaega, toidu nii-öelda söömisrutiinide ajal, et see on oluline asi, mida õpetajana vanematega arutada ja just, et need kokkulepped hakkavad juba siis selle 2-aastasega, kui vanem teeb selle otsuse seadme kätte anda ja tegelikult ka need meediapaastu momendid, sest mõne lapse jaoks ongi ainuke koht, kus ta ekraanidest paastub lasteaed. Et need on need asjad, mida kindlasti kolleegidega arutada avameelselt, et mis on meie lasteaias okei, mis ei ole okei ja kuidas me reageerime. Et just need ekraanivabad päevad ja meediapaastad, kui me räägime lasteealistest lastest, et vanemaid julgustada, et neid ekraanivabu päevi oleks ja need ei ole sellised, et sellest on siis, et ekraanivaba päev on ainult lapsel, aga vanem on ikka, vaid seesama eeskuju, et kogu pere oma nii-öelda meediamustrid üle vaataks. Just ja see aeg enne ja peale ekraani, et ka rühma kontekstis, et kui me oleme teinud selle otsuse, et me kasutame hariduslikke rakendusi siis ekraanidel, et kuidas me oleme oma tegevustes mõelnud selle peale, et mis on nagu enne ja peale ekraani kasutust, et nii nagu ka selles Alpa mängus Alpa suunab meid ekraanist välja, et siin on ainult taevas piiriks, mida ma õpetajana saan teha, et kuidas ma saan lapsi siis nii-öelda edasi suunata sujuvalt nendesse ekraanivälistesse tegevustesse ja mis on siis ka need tegevused enne ekraani, et kui ma juba tean, et mul on plaanis neid ja neid alpamänge kasutada, aga mis on sellised ettevalmistavad tegevused, mida me saame juba enne ekraani taha istumist koos teha. Ja mida ei tohiks kindlasti ka digimängu puhul ära unustada, et lapsed võtavad erinevaid rolle ja kui et seda on kohe märgata, et kui te tekitate sellised võib-olla rühmad, grupid, kus lapsed on, eriti kui on liitrühm, et mul on eri vanuses lapsed, et ma töötangi nendega grupis, et kui mul on 1 seade ja 3 last või 1 seade ja 2 last, et kes võtab kohe selle liidri rolli, et hoiab seda seadet enda käest, ta ei taha seda käest ära anda, kes võtab võib-olla sellise aktiivse juhendaja rolli, et hakkab teisi õpetama, suunama, et tal on endal võib-olla mingid asjad juba selged ja käpas, kes võtab ainult kaasaelaja rolli, et ta ei tahagi ise seal toimetada, vaid ta hea meelega vaatab kõrval, mida sõber teeb, et ka tegelikult need laste rollid ekraani kasutamisel on õpetajal oluline jälgida ja hinnata, et ei tekiks ka selliseid olukordi, et üks laps siis toimetab ja teised on sellised aktiivsed kaasaelajad ja jälle, et lasteaedades ongi lapsi, kellel ei olegi ekraane üldse vaja, sest et ta peakski olema siis paastul, et kuidas siis ma siis need õppetegevused korraldan, kui on lapsi, kellel ei ole nii-öelda seda ekraanidele ligipääsu vanemate poolt näiteks lubatud teatud kokkulepetel või põhjustel. Et nende peale tasuks kindlasti mõelda. Ja siis soovitused, mis mul on tulnud endal, kui ma olen neid Alpa mänge siis kasutanud. Et siin tuli ka chat alasse, et võiks arendada neid Alpa mänge ka esimese koolilaste jaoks. Mina olen 1. kuni 4. klassiga neid teinud ja tegelikult minu 4. klass jäi osade mängudega seal munatasemel hätta. Et võib-olla see kõige esimene soovitus ongi see, millega Kelly teid siit ilmselt täna ära saadab, et lae see äpp alla ja mängi need mängud ise kõik üksi pulgi läbi, et laste ette ongi keeruline minna, kui sa ise tegelikult täpselt ei tea, kuidas seda üht või teist mängu mängitakse. Mida mina veel kooliõpilastega olen ka teinud, et ma olengi jätnud osad mängud nii-öelda avastusõppe põhimõttel, et ma ei lähe lastele kohe selgitama, eriti kui mul on seal 3.–4. klass, mida selle mänguga kõike teha saab, vaid olengi neile öelnud, et neil on näiteks 4 mängu, mida nad peavad mängima. Üks on see, mille mina ütlen,
ülejäänud 3 on, nad saavad ise valida. Ehk siis ka see, et me võib-olla õpetajatena kipume liiga palju ette rääkima ja rikkuma ka seda mängukogemust, selle asemel, et nad võiksid ise avastada ja anda ka vabaks see, et nad võivad ka mulle midagi õpetada, et need Alpa mängud õpetavad tegelikult väga palju muid oskusi ka, mida siis nutika õpetajana on hea jälgida, et see on küll võib-olla matemaatikamäng, kus nad peavad numbreid järjestama, aga sealt tuleb väga ilusti välja laste selline omavaheline meeskonnatöö, suhtlemisoskus, kui nad peavad näiteks ekraani jagama või siis see laps, kes muidu mul klassiruumis üldse suud lahti ei tee, aga kui on vaja pinginaabriga või mõne rühmakaaslasega mõnda Alpa mängu mängida, siis ta on super hea õpetaja, et mõndade laste sellised varjatud oskused tulevad selliste interaktiivsete mängude mängimisel väga hästi välja. Siis kindlasti neid mänge ise läbi mängides, et sa kuklas kogu aeg hoiad seda, et milliseid oskuseid need mängud saavad toetada ja ära jää siis kinni ainult nendesse aine- või õppekasvatusvaldkonna kriteeriumitesse, vaid just vaatagi nii-öelda üldoskuste pealt nagu laiemalt, et milliseid mänguoskuseid, milliseid enesekohaseid või ettevõtlikkusoskuseid need mängud võiks ka arendada, kui kolida mõne mänguga nii-öelda ekraanist väljapoole. Siis just, et ka selle parema tulemuse saavutamisse mitte alati kinni jääda, et jälle, et see koos avastamine, et just seesama puuteliigutused, et mõne lapse jaoks see parim tulemus jääbki selle taha, et tema puuteliigutused lihtsalt ei ole nii osavad, et ta lihtsalt ei saa seda elementi sealt kätte, mitte sellepärast, et ta ei teaks, kus see number või element asub. Et jälle, et ma õpetajana ei tee ennatlikult nagu neid vigu ja apse sisse. Just, et see lastega koos mängude hindamine, et mida ma just esimesel kooliastmel, ütleme ka jälle võib-olla see 3.–4. klass, kuigi 1.–2. klass ja need koolieelikud 6–7-aastased saavad sellega ka väga hästi hakkama. Et üks asi on see, et nad mängivad selle mängu hästi ruttu ära, et noh, mis siis nüüd edasi, et tegelikult, et mul õpetajana on ka kriteeriumid, et pead nüüd hindama neid 3 mängu ja tal on ees hindamiskriteeriumid, hästi lihtsad, et mis meeldis, mis ei meeldinud, kas ta paneb siis sellise rõõmsa või kurva näo või küsimärgiga näo, et me ka koos lastega arutasime alati läbi, et millega ta hätta jäi ja teinekord võiski välja tulla just see, et talle ei meeldinud see mäng sellepärast, et peast arvutamine oli raske, et mis need põhjused on, miks see mäng ei meeldinud. Ja samamoodi avastasin ma jälle, et kui ma lasin selle vabaks, nad said ise valida mängu, et mitte mina, et jah, meil on matemaatikatund, me mängime täna matemaatikamänge, vaid nad said ise valida ja sealt tuligi väga kummalisi avastusi, kus laps, kellele just matemaatika ei meeldi, aga millegipärast ta mängis alati seda rongimängu, kus tuli järjestada numbreid või laps, kellele tegelikult kirjutamine ei meeldi, tähed ei meeldi, aga ta valis alati seal Alpas siis sõnumi saatmise. Et see laiendab jälle minu kui õpetaja arusaama sellest, et mis sihtrühm on ja mis on kellegi eelistused. Kindlasti õpipausid, et Alpal on need toredad videod, kus Alpa ise tantsib ja kutsub lapsi tantsima ja sellised luuletused, laulud, mida kasutada sihukesteks headeks õpipausideks tunni kestel, seda enam, kui meil on näiteks kas projektõpe või mul ongi näiteks kas topelttunnid või ma näen, et lapsed on kuidagi rahutud või elevil, et Alpa pakub selliseid õpipausi momente ka. Ja võib-olla kõige suurem selline väljakutse just esimese kooliastme õpilastele, mis meil Alpa Kiitsiga mängudega tuligi, oligi seesama, et meil ei olnud kõigile lastele anda kooli poolt nutiseadmeid, nad pidid jagama ja osad tahtsid kasutada oma seadmeid. Et siis tegelikult ka see oma telefoni tundma õppimine, et ütleme esimeses kooliastmes on juba vajalik oskus, et nad leiavad YouTube'i ja TikToki videod kohe üles, aga kui ma palun neil ühendada kõrvaklapid oma nutiseadme külge, et ta saaks vaikselt teisi segamata oma Alpa mängu mängida, et kuidas see siis käib ja võib-olla seal üllataski 3. klassi poisid ei saanud hakkama volüüminupuga, et volüüminupp, mis sul on nutiseadmes ja volüüminupp, mis sul on näiteks kõrvaklappide küljes, et kuidas, millal, kuhu, mida ma keeran, et võib-olla ka sellised tehnilised nüansid lastega juba hakata vahetundide ajal harjutama, et kuidas me tehniliselt saame need asjad tööle, et ma ei hakka kõike avastama kohe
esimesel tunnil ja pärast tunnen, et kõik on metsa läinud, et kaasata ka lapsed sellesse nii-öelda tehnilisse ettevalmistusse. Pliiatsi sõrm, mida ma olen kindlasti nii lasteaia kui kooli õpilastega nende Alpa mängude puhul kogenud, et üks on see, et kui sa lased neil sõrmega, eriti need tähe ja numbri joonistamise mängud või punktiirid, et see lapse sõrm, see peenmotoorika, et kas ta joonistab seda tahvli peal või ta teeb seda telefonis ja et kui nad teevad sõrmega, kui ta teeb pliiatsiga, kus on see pehme kummist ots või kui tal on päris nutipliiats, mida on võimalik ühendada ja on täiesti õige pliiatsi hoiu ja otsaga ka, et ei ole see kummiots. Et kuidas lapsed hakkavad siis kirjutama ja mis olid nii-öelda juba esimese kooliastme esimesed nii-öelda apsud meil, et pliiatsi tõstmine. Et kui sa kirjutad paberile tähti, siis sa pead ju pliiatsit tõstma, aga nutiseadmel isegi meil õpetajad ei tahtnud sõrme tõsta ja ei saanud aru, miks Alpa ei loe seda tähte õigeks, mul on ju A. Aga et Alpa tahab ka, et sa vahepeal sõrme tõstad ekraanilt ära, aga et see nii-öelda ekraani tunnetus puuteliigutuse või pliiatsiga, et jälle harjutada ka seda, et kas me neid tähti ja numbreid joonistame sõrmega või pliiatsiga. Ja mida võib-olla veel selline kõige suurem väljakutse õpetajatel ongi see sama sisendi küsimine lastelt, et ma lasen vabaks selle, et ma ka kõike ei tea, et kuidas seda mängu mängitakse, et mida tihti lapsed, et õpeta, kuidas see mäng käib, et ma ise olen siis ka meelega mõne mängu puhul öelnud, et mina ka ei tea, et ma ei ole seda mängu mänginud, et see tuli alles täna hommikul Alpa valikusse, et vaata, proovi ja õpeta teistele, et tekitada ka selliseid olukordi, et mina õpetana ei pea ja sa tegelikult ei jõuagi kogu aeg neid kõiki mänge lõpuni filigraanselt läbi mängida. Jäta juba teadlikult see lõtk sisse, et lapsed sulle ka midagi õpetaks. Et seda on võib-olla keeruline teinekord teha, aga jälle annab sulle õpetajana selle paindlikkuse siis tegeleda nende teemadega selliselt, et laste motivatsioon on ka kõrgem, kui nad saavad midagi oma rühmaõpetajale või klassiõpetajale Alpa kohta õpetada. Ja ma vaatan, kas ma soovitustega siit poolt lõpetan. Ma panin mõned lingid ka. Ma ei tea, kas nad jäid sinna materjalidesse klikitavalt, saan seda pärast kontrollida, et keda rohkem huvitab just see teema või kellel on vanemate poolt tulnud selliseid küsimusi just, et miks te lasteaias neid ekraanimänge kasutate, võib-olla te ei peaks, et ise mõelda, arutleda oma kolleegidega, et siia mõned sellised materjalid, mida kuulata, lugeda juurde, et kuidas me mõtestame oma majas seda digimängu et see ei ole lihtsalt lapsehoidja teenus või et meil ei ole midagi targemat lastele anda, vaid et see on ikkagi õppeprotsessi osa ja et kuidas teda sinna kas lasteaia õppekava või lausa arengukava lahti kirjutada, et vanemad on ka teadlikud sellest, et miks te neid hariduslikke mänge mängite ja kuidas te seda teete. Mõned natuke võib-olla teaduslikumad lingid siia ka ja ma tahaks lõpetada võib-olla selle mõttega, et kui te neid Alpa mänge mängite ja te avastate seal mingeid asju, et kas see ei toimi või et miks see nii on või miks see nii ei ole, et siis ka julgelt arendajale anda nagu tagasisidet, et kas selline asi on ka võimalik või kas te selle peale olete ka mõelnud, et see on hästi tänuväärne info arendajale, kui nii-öelda õpetajad, kes on päriselt lastega neid mänginud ja lastega, kui neid on mul rühmas 20+, et kuidas need asjad on meil siis õnnestunud või mitte õnnestunud. Aga ma siit kohalt lükkakski siis selle küsimused, mõtted, kommentaarid, et ei pea alati küsima, et võib-olla kellelgi on mingid kogemusi, mida ta sooviks jagada. Ma teen võib-olla otsa lahti ja julgustan ka, et kindlasti meile teada andma, et me tõesti oleme selline kaasav ettevõte ja meil on alati väga hea meel, kui keegi tuleb, kas pakub ideid või ütleb, et ma ei tea, meil vanasti olid näiteks numbrid näppudel ja siis saime tagasisidet, et numbrid muuta arvudeks ja näpud sõrmedeks ja tegime selle ära. Et me alati võimalikult palju üritame siis teha selle järgi, kuidas kasutajad ise soovivad, nii et alati kindlasti andke meile teada,
väga palju juba chatis tuli hästi toredaid mõtteid, et võiks erinevaid erialasid ja ameteid lisada. Alpa võiks joogat teha, oli ka väga vahva mõte. Ja ma lihtsalt ise tahtsin kommenteerida seda õpetajatele õpetamist ka, et me saime tagasisidet, et üks õpetaja ise ütles, et ta rühmas, ta ei tulnud, et ta ei saanud mängust välja, et ta ei saanud tagasi minna, ta ei saanud aru, aga tegelikult see oli lapselukk ja tuli peal hoida üleval vasakul, et lapsed ei läheks mängust ise välja. Ja lapsed näitasid talle, et need olid umbes sellised 4-5-aastased, kes näitasid, siin tuleb hoida sõrme peal. et ma arvan, et see on ka selline vahva koos õppimise moment. Aga nii, võib-olla veel küsimusi, et me oleme veel enam-vähem ajakavas täpselt. Ja ma lisaks sinna juurde sama sõrmede asi, mis ma veel kogesin just selliste väiksematega, ütleme, kui teil on sõimerühm, ütleme seal, mida mina, et mul endal on kodus 3 last, et kohe 5-seks saav ja 3-ne, et mis on ka vanemate kogemused, kui peres on 1 laps, siis saabki seda nutiseadme kasutamise piiri lükata päris kaugele. Aga kui sul on kodus juba 2. ja 3. laps, siis paratamatult need nooremad juba saavad varem selle kokkupuute ja mida ma näiteks just oma 2,5-sega, et tema alustas ka Alpaga tutvust 2,5-selt, et siis tegelikult, mida ma nagu märkasin ka lasteaias lastega, et kui Alpa ütleb, et näita järgi või ütle järgi, et siis mida mina vanema õpetajana saan teha, et neid tuleb ikkagi julgustada juurde, et ütle nüüd, näiteks seesama loomade mäng, et lammas, et jälle toetada seda kinnistumist. Ma usun, et Kerstin oskab siin veel nagu adekvaatsemalt soovitada neid nippe, et aga jälle, et ma ka ise vanema õpetajana julgustan teda, et aga ütle nüüd järgi, ära enne vajuta, ütle see lammas järgi, ütle see kass järgi, ja siis laps saab ka nagu aru, et mis ta peab nagu tegema ja sealt tuleb ka kohe juba välja need lapsed, kes teevadki ja kes otsivad kogu aeg näiteks silmkontakti, et kas ma nüüd ütlesin õigesti, kas ma nüüd tegin õigesti. Et tegelikult, et ka ma ise vanemana teinekord vajan seda, et Alpa ei ütles, et tee Alpa järgi, et korda järgi, et lapsed kipuvad ka mingid liigutused ära tegema, aga see kinnistub paremini, kui nad päriselt ka kordavad järgi ja ma vanemana pean kogu aeg seda nagu hoidma, et tegelikult see lapsehoid ja asi on kerge tulema, et nad jäävad selle Alpa hoida, et ma tean, et ta saab hakkama, aga et ma vanemana ja õpetajana pean ikkagi sinna sisse ka ise minema ja olema talle see teeline ka selle mängu juures, mida ma tean, et see on turvaline, et ta õpib, aga et kas sellest õppimisest on ka kasu. Ma vaatan, et enne kui me anname kohe nüüd Kerstinile sõna, siis on küsimus, et miks ikka Alpa, siis ma lühidalt vastan selle ära, et Alpa tuleb sellisest loomast nagu alpaka ja ta on maailmarändur, kes rändas siis Eestis eksootilistelt maadelt, et koos kohalikku keelt ja kultuuri õppida. Ja see on väga praktiline põhjus. Kassid ja hiired olid võetud, võtsime alpaka. Nad on väga armsad ka. Aga siin ma annaksin sõna edasi Kerstinile ja siis arutelu ajal saame veel jätkata küsimustega. Ja Kerstin, palun. Aitäh! Tere ka minu poolt kõikidele. Nii tore on näha ka palju tuttavaid nimesid ja mõned näod on nähtavalt. Et tere kõikidele. Ning mina ka kohe jagan siis oma ekraani. Hästi tore on lugeda kõiki kommentaare ja ka neid kogemusi ja siis ootusi nendele kogemustele, kes veel ei ole seda mängu proovinud, et tõesti mõtteid on palju ja siin neid järjest tuleb, et seda on ka minul hästi tore lugeda, sellepärast et ma ise siis puutusin esmalt Alpaga kokku üldse tänu oma lapsele. Ma tõesti ei mäleta, kuidas see mäng meie telefoni siis tookord sattus. Arvatavasti kuskilt me selle alla laadisime. See oli ikka juba mõni aeg tagasi ja alles pärast seda siis me saime kokku nii-öelda tööalaselt, et see Alpa on olnud ka minu elus juba päris pikalt. Nii, ma kohe jagan oma ekraani. Nii, ma loodan, et te kõik näete seda. Jah, näeme. Väga tore. Ja mina siis olen tõesti Kerstin ja töötan praegu Tallinna Ülikoolis alushariduse nooremlektorina, aga mul on endal ka siis lasteaia kogemus. Olin 12 aastat lasteaias õpetaja.
hetkel mul on siis 9-aastane tütar, kes siis kõiki neid asju katsetab, mida mina ka tööalaselt ja igasuguste koostöödega koos teen. Aga mina täna siis natukene räägin sellest taustast teiselt poolt, et kui Elina rääkis digimängust, siis ma räägin natukene sellest keeleõppe poolt, sellepärast et me peame täiskasvanuna ka teadma, et mida me teeme ja miks me teeme. Et kui siin jäi ka üles see mõte, et kas see Alpa ikka ei ole mitte selline hea lapsehoidja, kes tuleb sinu lapse kätte, arvatavasti siis läbi nutiseadme ja siis ta on niimoodi mõnusasti seal 20 minutit, 30 minutit telefoni või selle tahvliga tegevuses, et sina saad kuskil midagi muud teha, siis õpetajana me päris niimoodi seda võtta ei saa, et lapsevanemana võib-olla jah, hea vaheldus vahepeal, aga õpetajana siiski me peame teadma, et mida me teeme ja miks me teeme. Ja siinkohal siis võib-olla sellised väikesed meeldetuletused. Et hoolimata sellest, millisest keelest me räägime, kas me räägime lapse esmasest kodusest keelest või teisest keelest, muust keelest, mida ta omandab, siis keelt omandades ta läbib ikkagi sellised kindlad etapid. Ja see ei sõltu nüüd sellest, et kas ta õpib seda esimest keelt, mõnda muud keelt, siis ikkagi need etapid on suhteliselt samad. Ning keelt õpitakse põhiliselt läbi selle, et ollakse kas siis selles keelekeskkonnas, siis kuuldakse, nähakse, kuidas see keel siis inimeste vahel nii-öelda ringleb, millised on need reaktsioonid, eks ole, või ka siis läbi sellise konkreetse õpetuse. Ja kui me mõtleme selle peale, et kui lapsed alustavad keele õppimist, siis nad tegelikult on ju vast sündinud, eks ole, nad kuulevad kõike seda, mis nende ümber on, nad jälgivad seda, aga nad ei oska veel vastata kohe. Ja kui nad jõuavad haridusasutusse, esimene etapp siis meil Eestis on lasteaed, siis tegelikult neil juba selle esimese või siis ka mitme esimese keele, kui nad on mitmekeelsest perest, need alusoskused on ju olemas. Et tegelikult meie hakkame juba tegelema nagu selliste järgmiste etappidega keelearendusega, eks ole. Aga selleks, et üldse lapsele midagi õpetada, midagi talle selgitada, selleks tal peavad olema need esimese keele sellised esmased asjad selged. See ei tähenda alati seda, et laps peab oskama või suutma kohe rääkida. Kindlasti see ei tähenda seda, et me kõik arvame, et kui laps õpib rääkima, et siis koheselt ta peaks oskama ka lugeda ja kirjutada, sest need on nagu sellised peamised oskused ja kooli minnes peab oskama, siis see kõik tuleb niimoodi ajapikku ja järgemööda. Me ei saa eeldada, et kui laps seal 2-aastaselt veel kõiki sõnu või selliseid kõiki häälikuid näiteks ei korda, et siis järelikult tal on midagi viga. Jah, on teatud etapid, millal laps peaks suutma hääldada kõiki emakeele häälikuid selleks, et nii-öelda see kõne oleks siis eakohane, aga ma alati tahan rõhutada seda, et lapsel on olemas aktiivne ja passiivne sõnavara, mis on minu arvates üks kõige olulisemaid asju õpetajana, üldse täiskasvanuna mõista. Ka täiskasvanud keeleõppijal on aktiivne ja passiivne sõnavara. See tähendab seda, et aktiivsed on need sõnad, mida me kasutame igapäevaselt, mitte siis teistele järgi kordades, vaid tõesti oma kõnes. Ja passiivne sõnavara on siis see sõnavara, mille tähendusest me saame aru, aga mille sõnu me konkreetselt ise ei kasuta. Ja mida väiksem on laps, seda suurem on tema see passiivne sõnavara. Ja mõelge nüüd ise, et laps on seal 2-3 aastane, ta on lasteaias, ta saab täpselt aru, mida talle räägitakse. Õpetaja soovib, et ta teeb, mida öeldakse, aga ta ei oska veel vastata täislausega
või ta ei oska vastata päris kõike seda, mida ta tahaks. Aga ta saab väga hästi aru. Ja varsti ma jõuan ka eesti keele kui muu keele õppimise juurde ja seal on täpselt sama. Mingil hetkel see muukeelne laps võib olla täitsa vait. Me mõtleme, et aga äkki on midagi halvasti, et ta ei räägi mitte midagi. See on täiesti normaalne keele omandamise periood. Ta peab enda sees jõudma arusaamisele, et mida miski tähendab ja kuidas midagi hääldada. Ja kuigi ta võib olla täitsa vait ja mitte meile vastata, et võib-olla ainult kehaliste selliste väljendustega, et noogutab, raputab pead, eks ole, naeratab, ei naerata, kui talle midagi ei meeldi. Et siis üldiselt päris kiiresti ikkagi muukeelsed lapsed hakkavad aru saama, millest nende ümber räägitakse, isegi siis, kui ta ise neid sõnu veel ei kasuta. Lihtsalt toon siia näite. Mul endal laps koolis läbis esimese suulise inglise keele kursuse, kus nad reaalselt õppisid ainult konkreetselt sõnu. Ja nüüd suvel siis olime rahvusvahelises seltskonnas, kus siis räägiti inglise keeles ja ta küsis kogu aeg vahele. Ta rääkis nüüd sellest. Oi, te räägite millestki sellest. Kas ma kuulsin õigesti, et see oli see? Ja ta pikkis need sõnad sealt välja, kuigi ta ise veel ei oska rääkida, siis ta juba sai aru, et millestki kuskil räägitakse. Ehk mida rohkem me anname seda keelt lapsele kuulata, seda tegelikult paremini ta hakkab seda mõistma ja loomulikult, mida rohkem on seal selliseid näidiseid ja pilte ja suuniseid juures, siis seda kergemalt ta hakkab mõistma selle keele tähendused. Samuti on siis oluline mõistmaks see, et meil on olemas nii siis suuline kui ka kirjalik kõne. Suuline kõne on selles mõttes võib-olla lapse jaoks ja ka täiskasvanu jaoks keeleõppel kergem omandada, sellepärast et me kuuleme, me kordame, me kuuleme oma häälekõla, me räägime vastu. Aga kirjalik kõne vajab siiski selliseid konkreetseid reegleid, eriti kui keeled on erinevad. Mõnes keeles sa kuuled ja kirjutad kohe tähtedega selle niimoodi kirja, eks ole, aga siis on mõned teised keeled, näiteks inglise, prantsuse keel, kus sa kirjutad tähti ühtemoodi, aga tegelikult seal on väga palju reegleid, kuidas neid tähti hääldatakse. Et selles osas peab siis tõesti nagu ka selle läbi mõtlema, et lapse jaoks võib-olla on hästi keeruline kõigepealt üldse aru saada, mida me räägime ja siis see, kuidas seda siis ka kirja pannakse, sest lõpuks, kui nad lähevad kooli, nad peavad tegelikult hakkama ka aru saama sellest, et mida ja kuidas kirja pannakse. Kui me räägime õppimisest läbi mängu, siis meie riiklik õppekava ütleb, et mäng on lapse põhitegevus koolieelses eas. Ma ei tea, mina ütleks, et see mängimine läheb edasi ka koolieas ja tegelikult ka täiskasvanu eas, sest kui meil on tore midagi teha, siis me ei pööra tähelepanu sellele, kui palju aega meil selleks kulub, kui palju pingutust ta vajab. Meil on lõbus. Samas, milline see meie ettekujutus õppimisest on. Et traditsiooniline õppimine on ikka nagu selline kordamine ja kordamine ja kordamine. Aga lapse jaoks võib ka läbi mängu seda kordamist teha selliselt, tema jaoks ei ole see iga. Et ses osas on mäng selline põhialus, milleta kuidagi ei saa. Ja ma nagu näen, et õpetajate jaoks just lasteaias on selline põhiline ülesanne tegelikult õpetada lapsi mängida, sest mänguoskus on ju üldoskuste ja ka kõikide õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade oskuste ja teadmiste arengu alused. Meil on päris keeruline midagi lapsele õpetada, kui ta üldse mängida ei oska. Ja kui nüüd lapsed on näiteks erinevates vanustes, erinevate oskustega ja ka võib-olla erineva keeletasemega, sellepärast et nad on erinevatest keeletaustaga peredest, siis ongi see õpetaja koht siin, kus õpetaja saabki ette näidata, kuidas
alustada mängimist, kuidas üldse pöörduda teise poole, et tule minuga mängima. Ja siis see mäng võibki olla nii siis mäng füüsilises ruumis, ja mäng siis digitaalses ruumis. Et see mäng ei pea tänapäeval olema ainult see, et me istume kuskil ja mängime nuppudega, vaid me reaalselt saame, vaid siis saame seda teha ka kuskil seadmes, nii et me seal koos mängime. Seda just siin ma nägin nendel aegadel, kus lapsed ei saanud ju koolis ja lasteaias käia, kus nad olid oma kodus, aga suhtlus teiste lastega või vajadus teiste lastega suhtlemise järel oli nii suur, et siis see suhtlus ju kolis väga paljuski sinna seadmesse. Ja need võimalused seadmes mängida on ju ka väga erinevad. Nüüd keeleõppest, et keeleõppe, mina ütleks, et keeleõppe toimub meil kogu aeg. Me ei saa eraldada, et võt, sina tuled nüüd lasteaeda või sina tuled nüüd kooli ja nüüd meil on ainult üks mingisugune ette nähtud aeg, kus me õpime keelt. Ja ülejäänud aja me õpime ainult teisi asju. No, tegelikult kõikide asjade õppimine käibki meil läbi keele. Et selleks, et midagi õppida näiteks, ütleme matemaatikatunnis koolis, kui sa käid eesti õppekeelega koolis, siis sa pead oskama neid eesti termineid selleks, et sellest matemaatikast aru saada. Ehk, et me kasutame keelt igal pool ja seetõttu ongi, et mida varem me hakkame keelt niimoodi, kuidas ma ütlen, mõtestatult õpetama, seda kergem on lapsel siis tulevikus hakkama saada. Ja selleks, et siis keelt õppida, on kõige parem jälle kasutada mängu, ükskõik siis mis vormis. Ja see mäng, kõige paremad võib-olla ongi siis sellised rollimängud või sellised mängud, kus lapsed saavad ja reaalseid igapäevasituatsioone. Meie õpetajatena saamegi anda neile sellised lausekonstruktsioonid ette, mida nad saavad omavahel suhtlemisel kasutada ja see siis kinnistab neid erinevaid fraase ja lauseid, et edaspidi saavad neid ise oma mängus või ka päriselus kasutada. Nüüd aga ma panin siia 2 pilti. Kuidas õppida võõrast keelt? Siin on siis esimesel pildil on siis filmist Lost in Translation kaader ja teine on siis Terminalist kaader. Ja kes ei tea, siis mõlemad need filmid kajastavad siis tegelasi, kes on võõras keelekeskkonnas ja nad tunnevad ennast seal isoleeritult üksikuna ja nad ei saa aru, mis nende ümber toimub. Ühes filmis siis seda keelt ei õpitudki, teises filmis siis raamatu abil see tegelane õppis keele ära ning tänu sellele siis parandas oma elujärge väga hästi. Ehk, et kellel on huvi, võib vaadata, aga mida need filmid näitavad või mida siin saab üldistada on see, et kui sa oled võõras keele- ja kultuuriruumis, siis tahes-tahtmata sa tunned ennast üksikult. Sa oled eraldatud, keegi ei saa sinust aru, sina ei saa teistest aru ja kui sul on näiteks mõni hädaolukord, siis sa ei oska ennast teistele selgeks teha. Ja ma panin tegelikult need pildid siia selleks, et ma saan aru, et väga paljud teist ongi siin tänasel seminaril selle mõttega, et mida teha, kui mul on rühmas või klassis muukeelne laps, kuidas teda aidata, kuidas panna teda paremini eesti keelt kiiresti mõistma, et ta saaks osaleda nendes tegevustes, mida me oleme planeerinud. Ja nüüd ma panin need pildid selleks, et saate ka võib-olla natukene aimu, kuidas need lapsed siis ennast tunnevad. Ja õpetajana mina näen küll seda, et selleks, et kedagi õpetada, ma pean mõistma, mida see laps tunneb, milline on kas või see igapäevane või see ühepäevane tuju tal, kuidas ma saan teda aidata selleks, et ma saaksin
teda paremini toetada, et ta mõistaks seda keelt. Edasi. Teise keele õpet siis meil Eestis pakutakse läbi väga paljude erinevate programmide. Et riiklikud õppekavade järgi, eks ole, on muukeelsetes õppeasutustes ette nähtud eestikeelsed tunnid või tegevused. Samuti siis on erinevad programmid, keelekümblus, nii osaline kui täiskeelekümblus, eks ole. Samuti ka on olemas meil mitmesuunalist keelekümblust, võimalik erinevat keelt õppida korraga. Ja lisaks siis on meil juba 5. aasta algab projektiga professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas, mis on siis lasteaedadele mõeldud ja nüüd ka juba mitmendat aastat on sama projekt koolis kasutusel. Ja seda kõike siis selleks, et veelgi rohkem anda võimalusi õpetajatele, ka teadmisi ja oskusi, kuidas siis toetada neid lapsi, kes on nende rühmades. Praegu need projektid on olnud rohkem suunatud konkreetselt muukeelsetele õppeasutustele või muukeelsetele rühmadele, ongi siis ainult muukeelsed lapsed, siis järjest enam on ju olukord muutunud selliseks, kus ka eesti õppekeelega rühmades või klassides on muukeelseid lapsi, kellel on vaja keeletuge juurde. Ja selleks siis ka ma tean, et tehakse tööd, et oleks õpetajatel sellist toetust rohkem. Aga kui nüüd rääkida teise keele õppest, siis tegelikult need, kelle rühmadesse tulevad nooremad muukeelsed lapsed, siis seda parem, sellepärast et on öeldud, mida varem, seda paremini, ehk mida varem laps hakkab teist keelt õppima, seda paremini ta tulevikus seda keelt oskab, valdab ja kasutab. Ehk et kui on teada, et lapsel on tulevikus seda teist keelt vaja, siis mida varem ta sinna läheb, seda parem. Nagu ma enne ütlesin, et keelte omandamine on sarnane, et tõesti, et need erinevad etapid keele omandamisel läbitakse, on suhteliselt sarnased. Need perioodid seal, et kas ta kõigepealt kuulab, kas ta hakkab kasutama üksikuid sõnu, üksikuid lauseid ja loomulikult kordamine. See on hästi oluline, mida õpetajana teha, aga ma natukese aja pärast räägin sellest rohkem. Ja esmaselt omandatakse ikkagi kõige vajaminevam, et just need esmased viisakusreeglid ja see, et kuidas midagi küsida, kuidas abi paluda, kuidas kõige olulisematest asjadest rääkida. Et kui me räägime lasteaia kontekstist, siis eks ole see päevakajaline ja kui me räägime kooli kontekstist, siis see, mis on konkreetselt nende õppeainete jaoks oluline. Et sellest lähtuvalt peaks siis õpetaja ka vaatama, et millist sõnavara ja millist sellist lause kasutust oleks lastele vaja õpetada. Ja võib-olla kõige sellised lihtsamad soovitused õpetajale, et mida teha. Räägi ise, räägi võimalikult palju siis, eks ole, ja räägi arusaadavalt. Et nagu me räägime, et kui lapsed tulevad lasteaeda seal 1,5–2-aastaselt, siis me ei saa neile rääkida meeletult pikka juttu kokku, sest nad lihtsalt ei suuda meid jälgida, vaid meil on vaja hästi lühidalt ja konkreetselt neile selgeks teha, mida me öelda tahame. Sama on ka muukeelsete lastega, et mida konkreetsemalt, mida võib-olla lühemalt ja täpsemalt me saame neile midagi selgeks teha või öelda, seda parem. Ja siinkohal kindlasti on siis igasugused sellised lisamaterjalid väga teretulnud, erinevad tõlkevahendid, kas siis läbi selle, et me osutame millelegi, kas me näitame enda peal, kasutame kehakeelt või siis tõesti kasutame pilte, pildiseeriaid, et laps saaks aru, mida me räägime. Et me ärataksime ka huvi, kas siis selle keele vastu läbi erinevate tegevuste, mängude või siis miks mitte läbi nutiseadme. Kehakeele kasutamist ma juba mainisin. Laulmine
et miks mitte laulda, et ka on erinevad uuringud näidanud, et muusikalised tegevused, kuna seal on rütmilisus ja sellist palju kordamist, et see tegelikult aitab väga hästi siis lapse keele ja ka teise keele arengule kaasa. Ning oluline on loomulikult ka siis lapsevanematega koostöö, et lapsevanemad on need, keda me siis peaksime ka toetama ja kellele võib-olla siis vajalikku infot andma selle kohta, mida me üldse teeme. Et ka nendel võib-olla on vaja natukene rohkem sellest keelest aru saada, selle keele kohta rohkem teada saada, et ka siis vanematele seda infot jagada vastavalt sellele, kuidas vaja. Ja loomulikult iga keele õppimise kasuks tuleb see toetav keelekeskkond. See on nähtaval erinevad pildid, sildid, võib-olla sellised jutustavad laused kuskil või siis helisalvestavatel vahenditel erinevad ütlused, käsklused, mõned ükskõik head sõnad kas või lastele, et selline keskkond, kus laps saab olla selles konkreetses keelekeskkonnas, et see keskkond toetaks selle keele arengut ja keel saaks seal areneda. Ja siit me jõuamegi selle digimänguni, et digimäng samamoodi on üks osa sellest keskkonnast ja kui Elina rääkis, et ei tea, kas siis anda seda lapsele või mitte anda, et vanematel on tihti need kõhklused, siis tänapäeval me ei saa enam öelda seda, et ei saa midagi anda lapsele, vaid lapsel on see juba kodus olemas. Ning seetõttu on pigem oluline, et laps oskaks seda vahendit kasutada, kui et ta lihtsalt tõesti vaatabki ainult seal videosid, eks ole. Ja digimäng samamoodi, nagu ka Elina ütles, et võib ollagi nii individuaalne, et laps ise saab seal tegeleda, kui ka võib grupiga tegeleda. Ja miks ma selle siia välja tõin, ongi see, et meil on rühmas või klassis palju lapsi, siis keeleõpe on siiski selline asi, mida me peaksime tegema võimalikult individuaalselt, vähemalt mingitel perioodidel selleks, et laps kuuleks meie häält, meie hääldust, meie diktsiooni, kõike seda. Ja kui meil on suur grupp, siis me ei saa kogu aeg lapsega individuaalselt tegeleda. Ja sellepärast siis ka ühe võimalusena see Alpa on selline toetav vahend, kus siis see laps kuuleb eesti keelt ja ta kuuleb seda tõesti üks ühele või kui nad on väikses grupis, siis seal grupi sees ning ta kuuleb seda keelt siis korrektselt. Digimängudes on ka olemas see eduelamus, nagu siin ka enne tuli välja, et need õhupallikesed, eks ole, mida saab seal niimoodi katki vajutada. Võin öelda, ka minu lapsele väga meeldivad need, isegi kui ta on juba nii-öelda sellest esmasest sihtgrupist välja kasvanud, et see ikkagi läheb lastele peale. Ja siia ma panin lihtsalt mõned pildid ka rakendusest ja lõppu, et mis mulle endale Alpa juures siis meeldib, et tõesti on need erinevad raskusastmed ja ka mängud lähevad läbi nende raskusastmete, et kui te seal ise nüüd vaatate kõik need asjad ilusasti läbi, siis te näete, et ühte ja sama mängu on võimalik mängida erinevatel raskusastmetel ja see siis annabki selle võimaluse lapsel ka siis keeleliselt areneda. Et näiteks siin on see värvide mäng, kus esmalt sa saad kõige madalamal astmel valida sealt ühe värvi, vajutada sinna need asjad selle värviga värvituks ja siis ta ütleb sulle, mis asjad need on. Või siis järgmisel pildil on sul ainult 4 erinevat värvi asja ja Alpa ütleb, et värvi sa pead vajutama ja viimasel siis on juba erinevad ja mitut ühte värvi asja ja Alpa siis ütleb, et vali kõik need, mis on seda värvi. Ning kui Elina ütles, et vahepeal need igasugused õpipausid, eks ole, et on erinevad luuletused, siis mina ütlen selle kohta, et see on nagu väga-väga hea selline keele õppimise koht, sest need luuletused siin tõesti esmalt on, eks ole, animeeritud. See kiri on siin ees,
ja siis see loeb ilusasti selle luuletuse ette ning kui see luuletust kordab, siis ta hakkab erinevaid sõnusid välja jätma niimoodi, et see on see koht, kus laps peab ise sinna vahele ütlema, et vihma hakkab sadama, lapsed tuppa magama ja vot see on nagu minu jaoks just see, et ta võib olla see puhkamise koht seal näiteks tunnis, ütleme teises klassis, aga lapse jaoks tegelikult see on ikkagi keeleõppe toetamiseks väga hea viis. Ja lindudest oli siin ka juba enne juttu, et mulle ka need linnud meeldisid väga, et nad on suhteliselt sellised kenasti ära tuntavad ning samuti siin kergemates astmetes öeldakse selle linnu nime, siis sa pead kuulama seda häält, tundma ära ja lõpuks siis hääle järgi ära tundma, et erinevad tasemed, et kindlasti siis katsetage neid. Et õpetajana ma usun, et siin erinevates mängudes on võimalik leida neid erinevaid viise, kuidas oma lastele siis eesti keelt õpetada, kas rühmas või klassis. Ja see, et seal on need erinevate teemade kaupa jaotatud, ei tähenda, et nüüd seal matemaatikas, kus on erinevaid mänge või siis seal mina ja keskkond valdkonnas, et seal nüüd siis nagu keelt ei harjutata, et loomulikult seal kuuled täpselt samamoodi seda eestikeelset toetavat teksti, et samamoodi harjutab siis keelt. Ja nagu Elina ütles, et võib-olla Kerstin pärast ütleb seda, et jah, ma ütlen, mida rohkem korrata, seda paremini see lapsele meelde jääb. Ja siin Alpas tõesti mulle ka meeldib see, et see Alpa nagu kordab need asjad üle ja siis ta nagu suunab ka last seda sõna või siis seda väljendit või lauset kordama. Et see on selline päris nutikas lahendus. Mul ka need kasutatud allikad ja aitäh teile. Nüüd ma vaatan siin chatis on vahepeal olnud päris palju liikumist, et ja ma võib-olla kohe võtan siit kinni ja Kerstin, küsin su käest, väga põnev küsimus tuli siin. Nii, vaatan, kirjutajad on Tiina ja Laura ja küsimus on siis selline, et tegelikult on digivahendite kasutamine koostöös lapsevanematega. On vanemaid, kes ei taha, et nende laps üleüldse nende vahenditega kokku puutuks. Kuidas selliseid vanemaid kaasata? See on väga hea küsimus. See nüüd tõesti oleneb sellest, et millised on need pereväärtused, pere arusaamad üldse kõigest elust ja olust. Mina siinkohal siiski selgitaksin vanemale, et kui me oleme otsustanud selliseid vahendeid näiteks lasteaias või koolis kasutada, et siis me selgitamegi, miks me seda teeme ja milline see kasutegur on. Et loomulikult vanem võib öelda, et tema oma lapsele vahendit ei luba, aga samas tänapäeva maailmas meil on olukord, kus ka juba koolid on üle läinud digivahenditele, kus ongi lastel võib-olla siis laptop või see tahvel, et ta peab harjuma selle vahendiga tegutsema ja kuna meil ju ka riiklikus õppekavas hetkel veel seda ei ole nii konkreetselt sisse kirjutatud, aga tulevases on väga konkreetselt sisse kirjutatud, et praegu see on, aga mitte nii sisse kirjutatud, et me peame siiski sellega tegutsema ja kui me vaatame, millised on need digipädevused, mida peavad omandama koolieelikud, siis ka sealt see tuleb, et tegelikult me peame lasteaias ka sellega tegelema. Me ei saa öelda, et me nüüd ei tee, kuna teie ei soovi. Et tegelikult meil on see kohustus, et lastele seda turvalist digimaailma tutvustada ja see on siis nende enda otsus, et kas nad kodus siis ka kasutavad seda või mitte. Siin praegu ma chatis vaatan kogu aeg muudkui kerib seda, et tõesti, et siin on ka ilusasti öeldud, et vanematele tuleb lihtsalt aega anda, et küll nad kaasa tulevad, et jah. Ma arvan, et kui nad näevad seda kasutegurit ja seda, et see ei ole lihtsalt selline lapsehoidja või et meie ei taha lasteaias oma tööd teha, et anname kõikidele telefonid kätte, las nad istuvad, et see ei ole päris nii, et siis võib-olla see on selline
põhjendus, et miks me seda kasutame. Julgustaks siia juurde ka see tegelikult nende vanemate käest küsida, et mis see põhjus on. Et teinekord see põhjus ongi see, et aga ta kasutab kodus liiga palju, et mida ta seal kodus kasutab, et vähendada võib-olla siis kodus seda kasutust. Et see ongi tegelikult arenguvestluse koht vanemaga avatult rääkida, et mis need vanema hirmud on ja tegelikult kui vanem saab nagu selle info õpetajatelt ja siin tuli ka näidis tõesti või näide, et teha näidistegevus ja rääkida vanemale, et keskmine vanem, ta ei tea seda õppekava, ta ei tea neid tegevusi, aga kui ta talle seda nagu lihtsustatud selgitada, et minul ei ole küll ühtegi vanemat olnud, kellega meil on tulnud siis see, et tõesti me ei kasuta, vaid pigem siis kodus vaadatakse oma meediakasutus üle. Nii, aga on väga-väga põnevad teemad olnud laual, väga toredad kommentaarid, mõtted, küsimused, et me lubasime enne 3 lõpetada, et tõmbame siis otsa kokku, aga teeme nii, et meil on tõesti väga toredad aktiivsed osalejad täna olnud, et väga-väga südamest tõesti tänan ja teeme nii, et Kerstin, ütle üks number 1–30. 25. 25. Nii, Elina Järve. Kas te olete veel kuuldel või olete lahkunud? Vaatame, kui Elinat enam ei olemas, suurepärane. Nii, siis teie võitsite fännipaki ja aastase tasuta kasutuse enda asutusele. Nii et kui juhu kirjutab Elina, väga tore. Ole hea, Elina, kirjuta meile alpa@alpa.ee. Et me vaatame kindlasti ka, et kas registreerimisel on meili aadress, et kas saame ise ühendust võtta või võtke teie. Ja ma lõpetuseks korraks ainult panen siia ekraanile. Üks hetk. Nii, panen siia ekraanile info. Mis siis jäi? Nii, fännipaki võitis Elina ja seminar 1000 on siis kood, et kogu sisu nädala lõpuni avada, et saate seal julgelt siis ringi liikuda äpis, et me saadame meili peale ka, saadame selle koodi, juhendi, kuidas seda koodi sisestada ja saadame ka info, et kui olete haridusasutus ja te veel ei kasuta, et kuidas kasutajaks hakata. Slaidid saadame, et loodan, et Kerstin ja Elina vist mõlemad on nõus, et jagame slaide. Ja kes siis tõendid soovib, et siis alpa.ee/veebiseminar, pange ennast täna kirja. Me paneme lukku, et keegi ei saaks siis pärast enam väita, et osales. Et kindlasti tehke see täna ära, kui on selle järgi soov. Me jõuame ühe küsimuse veel võtta, meil on 3 minutit, et tuli, et kas Ukraina venekeelse lapsega peaksime ainult eesti keeles rääkima või võime ka vene keeles tõlkida talle koheselt. Et Kerstin, sa saad aidata meid. No mina ütleks selle peale seda, et muidu meil on ju kõik need keeleõppesüsteemid, mis ütlevad, et üks inimene, üks keel ja et me peaksime nagu kogu aeg seda ühte keelt õpetama. Siis tegelikult ikkagi kogemused mul seoses selle eestikeelse õpetaja projektiga on näidanud, et kui laps ikka üldse keelt ei oska, eriti kui laps on traumeeritud, ta on täiesti uues situatsioonis, tal on paha ja ta oskab näiteks vene keelt, et miks siis mitte talle natukene tõlkida. Tal on algusest palju kergem. Et see, kui ma ütlen, et see on lusikas, tõlgin selle korraks vene keelde ja siis tagasi, see ei kahjusta teda mitte kuidagi. Lihtsalt tema saab paremini aru ja ta saab neid eestikeelseid sõnu siis ka paremini kasutama hakata. Et ma tean, et nii keelekümbluses kui ka siin muidu ka eesti keele õpetajad kasutavad, et üldse keeleõpetusel on see, et üks inimene, üks keel, siis kui võib-olla siis seesama õpetaja ei oska seal tõlkida või ei taha näiteks tõlkida, siis võib ju kas või õpetaja abi või keegi teine, kes seal kõrval on. Et lapse jaoks on tegelikult kõige olulisem see, et tema oleks turvalises keskkonnas, sest kui ta tunneb ennast halvasti, siis ta ei õpi ükskõik, mida me talle ka ei õpeta või kui ilusaks ja värviliseks me seda talle ei tee. Ehk et las ta tunneb ennast hästi ja siis saab ka paremini aru. Et selles osas mina ütlen küll, et kui on vaja üksikuid sõnu, lauseid alguses tõlkida, loomulikult. Nii, no väga tore, aga tõmbamegi siis selle mõttega siin otsa kokku, et suur tänu Elinale, suur tänu Kerstinile ja tõesti suur tänu kõigile, kes osalesite
et suhtlemiseni ja edu keele õpetamisel ja ka ise võib-olla digiseadmete õppimisel. Aitäh teile!